Tervist, tere Silvia. Tervist. Rõõm näha. Sinu nimi on? Minu nimi on Gert. Gert. Ja, mina olen 6-kordne Eesti meister bowlingus. Ma olen bowlinguga juba üle 20 aasta tegelenud. Ossa, mul on niisama palju neid tiitleid tšellomängus, aga vau. No vot, siis saamegi võib-olla joonele panna täna. Aga esimesena siis tere tulemast elamast bowlingusse. Nagu sa näed, meil on väga suur saal siin, väga palju tehnilisi uusi vidinaid ja täna siis teeme sulle siukse lühikese lõbusa trenni. Ja alustame siis jalanõude valikust, et saali jalanõud siis peame jalga panema. Aga nii, suundume siis radade poole, meil on siis 5-6 rajad ja alustame siis sellest. Kõige tähtsam on, et meil on vaja palli. Ja kas on oluline, et milline see pall on? Ma olen katsetanud igasugustega. Pallil on nüüd kõige tähtsam pöidlauk, just nagu saalipallidel. Et need on niimoodi tehtud, et igaüks saaks ilusti mängitud, aga et paugud ei oleks liiga suured. See on kindlasti sulle suur, see on number 13. Ma arvan, et 10 on näiteks sulle paras. Arvad sa? Ja, näe, et pöidlauk on enam-vähem nagu paras ja see on sobilik. Ja kindlasti kasutame neid 2 sõrmi. Millist 2 sõrme? Need keskmine ja siis sõrmuse. Miks nii? Ja, just. Ma olen alati sedasi mänginud. No võt, siis on juba esimene õppetund on olemas. Nii, aga lähme siis selle palliga. Et meil on plaanis sinuga siis üks harjutus teha ja peale seda siis teeme ühte spetsiaalset mängu, spark-mängu. Mis tähendab spark on see, et me paneme tuled siin kustu ja radade peale tekib selline interaktiivne mäng. Ja siis me vaatame, palju punkte suudab seal visata Silvia Ilves. Aga alustame siis esimesest harjutusest, et võtame sinuga ette sellise elemendi nagu lõppasend. Et vasak jalg on ees, tagumine jalg nüüd tuuakse, kui sa oled võib-olla näinud mingid mängijad, kes toovad selle jala eest ära, et on natukene sirutatud. Ei ole näinud. Miks seda tehakse? On see, et see jalg tuleb pallile eest ära, et pallile tekiks nagu õige tunnel. Ehk kui sa jätad selle jala siia ette, siis sa toodki ümber keha ja võib-olla sellest ongi... Ja siis tulebki vasakule. Et siis asend on selline vasak jalg ees, tagumine jalg on natuke sirutatud ja vaata, vasak käsi peab olema natukene nagu tasakaaluks siin kõrvalt. Ta ei pea täiesti sirutatud olema ja parem käsi on siin all. Baleriini võtted. Just. Ma näitan sulle ühe viske ette, et see on ainuke harjutus, et me midagi väga rasket täna ei hakka tegema. Et pigem on meil täna selline lõbusam programm. Nii, palun, ma näitan sulle ette. Vasak jalg on ees, tagumine on sirutatud ja vasak käsi on kõrval ja vaikselt pendeldame paar korda ja laseme pallil minna. Tähtis ei ole praegu üldse kurikad maa saada, vaid lihtsalt võimalikult vabalt. Ahah. Nii, aga alustame. Siin on sinu kaunis oranž pall. Jaa. Tada! Väga graatsiline ja vasak jalg ette. Nii, siis tagumine jalg proovi nagu eemale viia kõrvale. Ja vaata, sul on jalg nagu liiga roteeritud nii. Pigem pane väike varvas maha. Nii või? Just, ja nüüd pöial pane täitsa sisse palli. See pole ju mugavgi. Proovi mugav asend leida, aga pall lase alla. Ja, lase nagu vabalt alla. Ja vaikselt pendeldad ja lased pallil minna. Et see ei ole nüüd jõuga vise. Tada! Voo! Ossa, sul on isegi väike vint sees. Kuule. Vint, mis see tähendab? Vaata, pall hakkas lõpus keerama niimoodi. Aga miks sa peaks keerama? See on nüüd professionaalide selline vise juba. Ma olen professionaal ühest korrast. Et tundub, et võib-olla peame sinuga bowlingu äärelt alustama. Ma tean, ma olen kiire õppija, aga poleks arvanud, et nii kiire. Nii, aga proovime veel. Naljaks, see on algaja õnn. Ja sa panid üsnagi nagu jõuliselt. Peaks vähem või? Jaa, kõvasti vähem, võtta hästi rahulikult, et proovi nagu palli veeretada. Aga kas ta ikka tõesti aitab kaasa see asend? Või see lihtsalt selleks, et ilus on paista? Ei, päris kindlalt aitab. Ma tean väga hästi, millest ma räägin. Olgu. Nii. Oligi enne algaja õnn. Proovime veel. Kas ma tegin ikka selle jõnksu, jah? Just, ja, et proovi, sul on nii, et kui sa lased palli lahti, sa tõmbad käega nagu vasakule, aga kui sa palli vabastad, proovi nagu käega otse järgi saata, ära tõmba nagu üle keha. Mina läheks ikkagi täis hooga sinna. Bowlingus on täpsus on palju tähtsam, et kui sa lähed jõuga peale, siis täpsus on häiritud ja siis ei tule niivõrd head tulemust. Ma võin sulle enda viske juureks ette näidata. Jaa, ma tahaks näha. Jah, palun. Et kuhu me nüüd sinuga jõuame siis ka. Vaikselt lähed ja lased lahti. Ta tegi mingisuguse jõnksu sealt. Just, et see on profidel see vindi vise ja mul on enda nagu varustus olemas, oma pallid.
et see on see, kuhu nii-öelda algaja huviline lõpuks tahaks jõuda. Sul on ka erakordselt palju jõudu, vaata kui kiiresti see läheb. Aga see tulebki nüüd sammudest, et proovime sinuga ka nüüd sammu visket teha. Et kuna sa oled bowlingut käinud varem mängimas, siis sa võiksid näidata lihtsalt oma loomingulise viske. Et kuna sa oled loominguline inimene, siis vaatame, võib-olla see tuleb sul kohe hästi välja. Et sammude peale ei tohi üldse mõelda? Ja, proovime ühe viske veel, siis ma õpetan sulle sammud. Ilma sammudeta? Ilma sammudeta soovid? Ja, ma arvan, ma saan selle toore käe jõuga, ma saan selle. Ma tulen niimoodi, et lihtsalt teen niimoodi ja... No kui sa suudad seda korrata, siis... Tubli, väga hästi. Nii, kuna aga meil on strike olemas, teeme sinuga selle mängu juba kohe ära. Olgu? Vot. Ja siin saab erinevaid mänge valida. See on hästi sobilik ka, kui tuled lastega näiteks mängima. Vaata, sa näed, rajal on näiteks robotid seal, et kui nendest palliga sõidad üle, siis sa saad lisapunkte. Et isegi kui sul läheb pall trenni, sul on võimalus mingisugust punkte saada. Et selles mõttes ikkagi põhieesmärk on kurikad maha saada. Nii, aga kui selle käigus saab mõnele kollile pihta, siis sa saad ikka punkte. Ja. Aga nii, Silvia, sinu lava on sinu. Meil on 5 viset on kokku. Olgu. Ja sinu ülesanne on nagu tavalist bowlingut mängida. Võimalik palju kurikad maha saada. Olgu, selge. No nii. Aga palun. Kangekaalsust natukene maha võtma. Ja ma võin proovida seda sinu poosi. No, kuule, teine asi kohe. Tulevad kõik kurikad maha. Kuule, väga tubli. Tundub, et sellest poosist natuke võib kasu. Aga nüüd läks hästi palju neid roboteid maha. Nüüd sa said väga palju punkte. No näed, väike vint on isegi sees, kas tuleb strike? 9 kurikat, peaaegu. Kuule, väga tubli olid, väga tubli. No see on selline täpselt see, et vahel veab ja vahel ei vea ja see ongi see algajate asi, et stabiilsust ei ole. Vaatame, palju siis punkte tuli Silvial. Meil on siin ilutulestik, ehk siis 33 500 punkti. Suur number, aga ma arvan, et siin teised saavad 200 000 ja... No aga seda siis saavad inimesed tulla proovima. Mis on siin rekord, mis oled saanud? Kus juures ei ole nagu arvet pidanud selle mänguga. Et ma arvan, et selle võimegi praegu rekordiks lugeda. Et esimene dokumenteeritud tulemus selle mänguga. Selge. Aga siin on ikkagi see, et vaata, kui seda professionaaliks saada, siis peab olema see stabiilsus ju. Aga mis on sinu rekord järjest kõik maha? Kui sa kõik visked saad straigid, ehk siis kõik kurikad maha, siis on 300 punkti, on kõige nii-öelda maksimaalsem mäng. Nii? Jah, et neid ikka on tulnud päris palju. Et ütleme nii, et kui sa algajana juba viskad selline üle 100 punkti, see on juba väga hea. Ja Silvia, kas sina oled ka tegelenud varem mingisuguste spordialdega, sest mulle tundub, et just see nagu füüsiline pool on sul üsnagi tugev, et sul kindlasti peab mingisugune spordi põhi all olema? Spordis ma olen lihtsalt loomult tugev, et mul seda ürgset jõudu on, aga ma ei ole seda väga kuskil rakendanud. Kunagi käisin Tai-boksis, aga see oli aasta 2020, 6 aastat tagasi, et mul väga midagi enam küljes ei ole sellest. Meil käis Uku Jürental käis ka siin proovimas bowlingmänge, tal oli sama asi, kogu aeg tõmbas vasakule ära, et seda ma just enne ütlesin ka, et selline liigne jõu kasutamine viibki nii-öelda palli vasakule poole. Aga bowlingus tahaks tegelikult tuua paralleeli, et rütmitaju on üks asi, mis kindlasti on sul väga hea. Et kui sa hakkaksid nagu seda keerulisemat osa õppima, sul oleks palju väga lihtne, oleks võrreldes teiste inimestega, sest et rütmitaju on väga suur asi bowlingu viske õppimisel. Et just see sama, et vise oleks kogu aeg samamoodi. Vot see asend on küll, ma ei ole varem märganud. Proovime korraks selle viske läbi teha? Jaa. 1, 2, 3, 4, 5. Kui sa selle rütmi saad paika, siis sa võid jõudu ka panna. Seda tuleb ka nagu motoorikat endale nagu sisse õppida. Ongi, seda ma ütlesingi, et see rütmitaju on tegelikult väga kasulik. Aga proovime. Kas sa vahepeal arutad muusikas 1, 2, 3, 4, 5? Kuule, 9. Ülitubli. Aga päris hea on ju? On hea. Ja. Kuule, aga rütm on juba sees, sa jõuad ilusti sammudega lõpuni, isegi see lõppasend tuleb sul juba automaatselt välja, et selline lihasmälu tekib sul päris ruttu.
aga sooviks... siin on tehnilised probleemid. Jah, et proovi mõelda, et see käependel oleks võimalikult vaba. Ma äkki harjutlesin, mis see tähendab? Käependel, et see, kui sa lased palli siit nagu alla, et siis ta tuleks vabalt siia taha ja vabalt ette. Et sa praegu hoiad natuke käega kinni lihtsalt jõuliselt. 1, 2, 3, 4, 5. Aga see oli parem. Alguses lihtsalt lähebki vasakule paremale. See on osa õppimisest. Ma niimoodi ei lõpeta. Ma proovin veel selle võid selle ka proovida. 1, 2, 3, 4. Kas sina oled elamusbowlingus varem käinud siin mängimas bowlingut? Kas äkki 1 korra? Elus 10 korda bowlingus käidud. Et elamusbowling on Eesti kõige suurem bowlingu saal. Aga palun, proovime siis veel. Õige rütm sisse. Sa peaks rohkem jõudu panema juurde ikkagi. Sa võid proovida oma jõudu juurde panna, kuigi see tekitab natuke ebatäpsust juurde. 2, 3, 4, 5. Siis läheb jälle vasakule. Proovime sellist trikki sinuga, et tuleme üldsegi vasakule poole. Siis me muudame sinu viskasukohta natukene, et arvestame selle sinu sisse tõmbamisega. Aga siis me läheb kindlasti vasakule ju. No vaatame. No nii. Ikka sai! Nii. Et ei ole neil lihtne kõik kurikad maa saada, on ju? No ei ole. Ja vahepeale, see on nii kaootiline, see on nagu Vene rulett. Aga see ongi see profi algaja, et ma olen valmis harjutama. Nii, Silvia, meie selline lühikene bowlingutrenn on läbi. Me tegime sinuga ühe spetsiaalse Spark-mängu, selle mängu nimi on Boombots ja sul tuli tulemuseks 33 000 midagi, et see on esimene siis, ma arvan, selline dokumenteeritud mäng siin, et loeme selle siis rekordiks ja siis saame ka näha, kuidas teistel inimestel läheb, kas Silvia Ilvese tulemust on võimalik elamusbowlingus üle teha. Kindlasti on võimalik, sest et ma olen selline algaja, mul on algaja õnn, aga sageli ja ma tunnen seda, et praegu on nagu kogu minu see nägemus sellest bowlingust, nagu kõik on nagu maatasa tehtud. Ja kui mul on olnud oma mingisugune arvamus, siis nüüd tuleb neid hakata muutma. Selleks, et saada profiks, me peavad tegelikult võtma õiged tööriistad kasutusele. Aga see baleriini võtta oli küll ilus. Bowling on ka selles mõttes väga lõbus ajaveetmisala, et lastega kindlasti on väga mõnus siia tulla. Neil on ikka hea meel, kui ma siia tulen nendega. Aga siis ongi nii, nemad mängivad ise, mina harjutan. Ma olen kogu elu nagu bowlingut natuke nagu vältinud, siis mul läheb kogu aeg vasakule, ma lähen kogu aeg vasakule ja vasakule. Ütleme nii, et kõik alustavad põhimõtteliselt samast kohast. Aga kas mõni käsi on nagu eelistatud? Ütleme nii, et ei ole väga eelistatud, aga pigem raskem ongi alguses võib-olla inimestel, kes on sellised nagu plahvatuslikumad, et nad tahavad kontrollida liiga palju. Aga seda saab nagu ümber harjutada, et seda tugevust saab nagu tugevuseks nagu pöörata. No, näiteks tšellomängus on niimoodi, et mida pikemad sõrmed, seda kasulikum on. Et pikad sõrmed on kasuks, aga siin ei ole mingeid muid elemente või neid omadusi, et mis... Jah, et profi tasemel, kui sul on juba, ütleme nii, et visketehnika on nagu juba paigas, siis on niisugune vaimne osa on hästi tähtis, et kuna siin kordus on nii palju, siis sa pead nagu väga emotsionaalselt väga hästi ennast kontrollima, et see on nagu väga tähtis osa. Seda on näha, et ta oskab oma emotsioone kontrollida ja mina olen nagu plirts-plärtsin kõrval. Kuna meil oli nii vähe aega, sa olid tegelikult väga tubli, sa said ka straike, sa said väga hea tulemus siin tehtud. Aitäh, Silvia Ilves! Kõike sai, aitäh! Ja ootame sind tagasi. Ikka tulen tagasi, loomulikult.